tere, mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Ja lõpuks ometi on see suurepärane kevad käes, eks kõik õitseb, kõik on nii kaunis, kõik aed on lumikellukesi täis, märtsikellukesi, sinililli, igasuguseid siniliiliad, krookused tulevad, mõned üksikud tulbid on, ma vaatan, et tulevad, aga no tulpe on vähe, neid peab juurde vist panema või ei ole. Nad isegi karulaugu leidsin aia nurgast, mida ma ei teadnud, et siin on. Püvilill on, ma veel ei tea, mis värvi see on. Ja toonekured on tulnud tagasi. Minu maja nurga ääres on, aia nurga ääres on see toonekure pesa. Ja nad eelmine aasta olid seal ja 3 poega oli ja see aasta on nad tagasi. Ma ei tea, kuidas toonekurgedel on, kas nad on iga aasta samas pesas või nad ka vahetavad neid. Et ma loodan, et on samad igal juhul. Ja selle kevade hullusega olen minagi kaasa läinud. Ma olen igasuguseid aiaprojekte ette võtnud ja päris palju neid ka teinud, et ma olen mitu kasvulava teinud ja peenraid teinud ja igasuguseid asju, nii et natukene ka selles videos teile seekord neid näitan. Et kuna siin ju enamuses oli puhas muru, mõni üksik väike lilletutt oli kuskil, mõned pojengid ja üks liilja vist, üks päevaliilja ja võib-olla mingid selliseid kevad sibullilli ka, aga selliseid suuremaid püsikuid siin väga ei olnud ja neid ma siis plaanin hakata siis siia looma. Ja selle linnupesa ma tegin. Et mul oli siin üks kuuriprojekt, kus olid 2 kuldnoka pesa, kahjuks ma pidin need ära lõhkuma, sest ma kartsin, nad teevad sinna pesa sisse ja siis ma ei saagi seda tööd jätkata ja siis ma tegin ühe uue pesa, aga siia tulid hoopis varvlased sisse. Et ma ei tea, kas ma siis tegin selle augu liiga väikse või ja põnn saab juba liivakastis möllata, et see talle hullult meeldib. Ja oma esimesed nõgesed olen ma saanud smuuti sisse panna, et see on ka väga äge. Mulle meeldib kasutada nõgest toidus ja naati ja võilille ka muidugi. Talikülvikastid pole veel väga elumärki näidanud, need veel ootavad. Aga siin on siis esimene minu kasvulava, mis ma tegin. Ma lihtsalt panin olemasolevale peenrale aknad peale. Tõstin ühest otsast natuke kõrgemaks ja see on siis peenar, kus mul redis kasvab. Aga siis maja lähedale, kus on üks kole kuur, mida ma plaanin millalgi tulevikus maha lammutada, ma esialgu tegin siia sellise väikse kiirkasvuhoone. Et kus ma saan oma beebitaimi kevadel hoida. Et nad tahavad päeval ju ikkagi päiksevalgust saada ja toas on seda natukene vähevõitu aknalaua peal. Ja siis ma tegin sellise kiire väikestest prussidest sellise riiulit, ajutiste riiulitega ja hiljem saab siia kas või panna paar suuremat tomatit sisse või paprikat või midagi, kui need riiulid välja võtta. Peal on väike õhutus, pealmine aken on hingedega, esimesed aknad on hingedega, et saab ilusti lahti teha. Vaja veel tegelikult üle värvida, huvitav, et üks aken oli roosa. Need on saadud Prügimäelt, sealt Antsla jäätmejaamast, et seal üks tore mees korjas mulle neid ja siis ma käisin järel. Aga siin ma siis tuulutan oma neid beebitaimi, need vanast kapist ma sain veel mõningad küljeotsad, millest sain veel riiulit teha ja siin on tomatid ja siin on igasuguseid taimi, mis ma olen ka Bauhofist ja Kaaraudast ostnud, kus müüakse beebitaimi. Ja siin on üks vahva lumikellukese puu mul. Selle ägeda oksaga, mis ma ükskord leidsin metsast, ühes varasemas videos näitasin ka. Ja siin ongi, vaadake, ilusad on juba tomatid. Et need on ilusti karastatud, nad on iga päev. Ma tassin neid õue, nad on saanud ka sellist väiksemat külma. Siin on verev sõrmkübar. Ma ei teadnud, et ta on nii väikesed taimed ja ta on nagu nii ebaühtlaselt idanes, ma ei tea miks. Siin on veel mõningad lilled, seal on ka dokkroosi, seal oli ka parkjuurd, siin on sibulad, mis tulid väga ühtlaselt üles, see on varasem külv, see on salati oma. Ja siin on ka mõned pelargonid, mõned taketesed, mõned raudürdid, veel mingid, mille nimesid ma ei mäleta. Ja siis ma tegin paar uut suurt peenart juurde sellist. Mul jäi seal kuuri taga, mis ma siin just nägite, see punane, seal oli suur hunnik igasugust vana ehitusmaterjali ja sellised päevi näinud prussid olid seal ja ma mõtlesin, et neid ehitusel kasutada ei saa, ma teen nendest peenrad. Ja siin on pandud papp ja seal on pandud tuhka, seal on pandud
oksasodi, et kõik oksad, mis ma lõikasin, hakkisin sinna ilusti põhja. Ja siis tegin, näete, teise veel sinna kõrvale. See on juba natukene uuematest prussidest, mis ma ka sain ühelt ehituselt tasuta. Lihtsalt lõikasin kokku ja panin nagu, võt siin on näha, et ma panin nii kokku. Aga siin uues ma juba natukene olen edasi jõudnud ja kasutasin moodi vaheldumisi ja tundub, et see on nagu tugevam ja parem. Aga siin all on ka samamoodi pappkastid, aga siis kõige põhjas on mul veel vist saepuru. Kõige põhjas on siin veel saepuru ja ka tuhka ja siis peal on need kastanilehed mul, mis olid veel aia ääres. Ja siis ma toon siia värsket komposti ja igast oksi ja kõik, mis nagu majapidamisest üle jääb, siin on puukoort ja noh, igasugust naturaalset komposti materjali. Ja siis panen ühe kihi eelmise aasta komposti, mis mul oli kompostikastis ja see oli juba päris hästi lagunenud. Ja siis kõige peale panen siis värske mulla. Ja selle ma ostsin seekord ka poest. Ma kasutan seda BioLanni musta mulda. Ja salat mul juba kasvab peenras. See on poest ostetud salat, mis on müüakse potiga salat. Pealt sõin ära ja siis juured panin aeda ja nad võtsid ilusti juured alla ja kasvavad väga hästi. Ja siin on redisepoisid ka juba päris ilusti üleval. Siin olid vist mul erinevad sordid, ma mäletan, üks olid piklikud ja osad olid sellised triibulised. Ja siis siia kuuri seina äärde, kus mul oli see prussi hunnik, ma viisin enam-vähem normaalsed mujale ja siis teistest ma nüüd siis ehitan peenrakaste ja nüüd teen siia selle kasvulava, sest mul on üks äge aken, selline hästi pikk ja lai. Ja see on täpselt nagu kasvulava suurune ja siis ma panin prussid kokku ja värvisin ära seal kuuril natukene, vahetasin mõned mädanumad seinalauad ka ära. Ja siia kõrvale siis ma plaanin veel midagi istutada. Et ma veel ei ole otsustanud, äkki panen viinamarja või siis panen siia mingi ronimisredelid, et nad saaksid kõrgustesse minna, aga mitte mööda nagu kuuri seina. Ja siia vihmaveetünni alla panin vanad telliskivid ja jäi täitsa okei. Toas on mul veel selline majandus, lillemajandus. Esimest korda nägin narriõid poes, ma mõtlesin, et ma proovin, seal pottides on pelargonid, siin on üks enelas, siin krüsanteem, mis elas talve üle ajas ennast ilusti välja, siin on üks viinamarjapuu ja siin on igasuguseid. Seal on üks roosmariin, mis ootab veel õue viimist, aga vara veel on veel öökülma, tema ei taha väga külma. Ja siis ma ostsin tippsibulaid poest ka, aga ma vaatasin, et nii palju on selles punases pakis neid, mis on juba nagu võrsed välja ajanud. Ja oli ka natukene sellised hallitunud sees. Sorteerisin välja ja mõtlesin, et ma kasutan need siis ära, et ma panen need sinna potti. Ma panin juba sinna valgesse potti mulla valmis ja kassin veega märjaks ilusti, et on selline märg muld. Ja panen nad aknalaua peale, et ma olen alati kevadel niimoodi teinud, et kohe saaks värsket sibulat rohelist. Ja siis ülejäänud lähevad hiljem peenramaale, kui on õige aeg. Ja võt, sellised on parajad panna ju sinna kohe kasvama, sest muidu nad lähevad lihtsalt käest ära. Üks oli juba eriti kõveraks läinud, et ei ole sellega enam suurt midagi teha. Aga õues on jah, ilmad juba nii ilusad ja soojad ja järjest päevad lähevad järjest pikemaks ja kellakeeramise oleme ka nüüd juba ära elanud, üle elanud, ütleme niimoodi. Mind see nagu väga hullust ei mõjuta, aga mõningaid kahjuks mõjutab, et see ma muidugi pooldaksin ka, et seda kella ei keerataks, et see lõpetatakse ära, aga mis teha. Aga jah, aias on väga palju tööd ja see mulle meeldib, et tihtipeale ma lähen hommikul päiksetõusuga õue ja tulen õhtul siis, kui on juba pime ja enam midagi teha ei saa, aga nii mõnus soe on õues, et tahaks nagu veel ja veel olla. Et õues see aeg on lihtsalt uskumatu. Mul on plaan muidugi siia uusi püsikuid palju juurde panna, aga tasapisi, eks nad on suhteliselt kallid, et peab nagu mõtlema, mida nagu rohkem vaja on, kas lilli või toitu või riideid või et siis tuleb nagu otsustada. Aga siin tuttavate käest äkki õnnestub ka saada, kes jagavad oma peenreid, et saaks taimepoegi, sest
ikka inimesed jagavad oma lilli ka, kellel on üle, et tuleb lihtsalt silmad lahti hoida. Kui kellelgi on üle pakkuda, siis võib ka mulle pakkuda oma üleliigseid lilli. Aga siis mulle meeldib ka väga märkmikku pidada. Ma näitan, et ma otsustasin ka üks õhtu, kui enam ei jaksanud õues olla, et milliseid märkmikuid ma vahest pean. Siin on sellised nagu kuhu ma kogun igasuguseid ideid ja mingeid retsepte ja mingid aiandusalased infot ja mingid naturaalse kosmeetikaalast infot ja siis kuidas looduslikult tervendada ennast ja taimede kohta. Ja kõik selline info, mis tundub mulle huvitav, mida mul võib vaja minna ja siis ma lihtsalt kirjutan üles ja hiljem on seda hea vaadata, kui on midagi otsida. Lihtsalt on kuidagi see tervendav ja teraapiline tegevus, see, kui sa mõtled, mida kirjutada, mõtled, kuidas kujundada, mõtled, milliseid pilte panna. See on nagu nii äge minu arvates. Mul on nagu vanadest ajakirjadest, kui ma ajakirja nagu viin ära taaskasutusse või viskan minema, siis ma ilusamad pildid lõikan enne välja, et äkki ma kuskil kasutan neid, on ju. Ja siis ma tihtipeale kasutangi. Mul on üks mapitäis on selliseid ilusaid lillepilte ja mul on aiapilte ja selliseid sisustusideid ja igasuguseid pilte natukene alles hoitud, et see on nagu märkmemajandus on väga teraapiline ja mõnus tegevus. Et mul on ka olemas eraldi aiapäevik, kus ma siis kirjutan kõik, mida ma külvasin, kuna ma külvasin, kuidas siis ilm oli, kuidas nad üles tulid, kuidas saak oli. Et kunagi siis, kui ma nagu tahan sama asja korrata, et siis ma tean, mis tingimused siis olid, et kuna võib juba mida välja panna. Tavaliselt öökülma ohud möödas ja kõik igast sellist infot ja sordiinfot, kui kasutad mingit lilli või aedvilju ja siis ma teen sinna aiaplaanid, joonistan. Tunnen, et mul on natukene hääl ära läinud sellest õues madistamisest, aga saan ikka räägitud. Aga jah, igasugused tulevikuideed aia suhtes ka, et kui ma midagi plaanin nagu kuskile istutada või teha, siis ma enne planeerin selle märkmikusse ja siis ma märgin aias maha ja siis alles hakkan nagu tegutsema, et oleks nagu kindel, et nii on. Praegugi mul on üks püsilillepeenar nagu märgistatud aias ja nüüd lähipäevil hakkan seda kaevama. Ja mul on ka tegelikult üks idee minna Valmierasse või kuskile siia lähilinna Lätis, kus on ka aiand või siis sinna turu peale või siis sinna depoopoodi, kus on ka aiaosakond, et vaadata, mis taimi seal pakutakse. Et siin kohalikud räägivad, et nad on käinud ja seal on nagu soodsamad hinnad. Aga ma kindel ei ole, et ise pole käinud, et ma siin mõned kohad olen endale salvestanud Google'isse, et kus ma tahaks käia ja vaadata. Ja siis tuleb lihtsalt oma silmaga üle vaadata, et äkki on midagi huvitavat, jääb silma, midagi teistmoodi. Ja siis ma olen avastanud, et Maximas ja Lidlis müüakse väga palju ka mingisuguseid istikuid, ka sellise väga soodsa hinnaga, mingi 2-3 eurot. Ma mäletan, et ühe korra ma isegi olen ostnud ühe mustikapõõsa või ühe roosi ja need läksid väga ilusti kasvama. Et see ei ole muidugi nagu kindel ja sa ei tea, mis sort seal on ja kuidas seal on, aga miks mitte proovida ja mul on tunne, ma võtan seda niimoodi, et ma nagu päästan selle taime sealt poest, annan talle nagu elu. Selline siis tänane video sai ja ma loodan, et ka teil on olnud väga tore kevade algus ja toimetamisi aias. Ja kohtume siis, kui kohtume. Midagi lubada enam ei julge, sest äkki läheb rohkem kui nädal aega.